Halloo? Hallo, Nii, kõne katkes. Mooste ikka ainult sulle teeme nüüd uuesti, ka eelmine katkes ära. Niisiis, täna 5. novembri ma avasin, et oot teinud Anne Jyske tropid ka, et päris see rütmika viisi peal, et kuidas see välja tuli siis? Sellega on niimoodi, et neid vanu laule olen ma ju lavadel ennemgi esitanud, et erapidudel ju on mida esitada rahvale ja neid ka kaasa laulma panna, nii et see ei olegi midagi tegelikult uut, et uut on see, et lihtsalt pulli pärast sai see ka MP3-na sisse tehtud. Et midagi siukest, et pikka aega ei ole ju neid vanemaid lugusid vaata nagu taaselustanud ja siis, et okei, et teeme ära ja sai siukene väga vahva taust, et siukene Nii, täna on 5. november, aga ega selle nii-öelda jõuludeni mis palju aega pole, et räägid ehk mis üritused sul nüüd tulekul on vahepeal? No sellel aastal jõulude ajal ma pakun üldse esmakordselt siukest teenust, et lisaks siis jõuluvana rollile saavad ka rahvast mind kutsuda jõuluvanana esinema ja esinemiste vahepeal, ütleme vaheaegadel ehk siis pauside ajal saab ka kingitusi jagada, kellel on seal midagi pandud või ja võt siukene vahva teenus ka siis sellel aastal ja kindlasti ka jõulutervitused. Aga nüüd tulles pidude juurde, siis hakkab siin vaikselt jälle need nädalalõpud täis tiksuma. Et nüüd 11 on reede, järgmine reede on esimest korda DJ-git võimalik näha Jõhvis. Jõhvis on ainukene ööklubi ehk siis on bowlinguklubi ehk siis baar bowling, kus siis saab rahvas ka bowlingut mängida. Ja seal 11. õhtul on üks vahva Eesti pidu tulemas, et kus on siis mängud ja on auhinnad ja kõik muu ka, et on 90 vahva trall. Nii, ma üritan nüüd lüüa seda... Siis 18. Üritan lüüa seda djeki.ee lehte sisse see taustaks. 18. november olen ma siis Bulldogi pubis Tallinnas koos Maie Karrikuga. Siis 26. november olen ma Marko Tasasega Imavere kõrtsis. Need on kõik 90-ndate stiilis meeleolude peod, kus siis kõik rahvas saab rõõmsalt tulla koha peale kaasa elama. Siis 5. Tartu klubi Salong. Tartu Salong, jaa, et üle pika aja olen ma seal tagasi. Et siin vahepeal nagu andsime Tartu inimestele hingamisruumi ja siis see peagi rahvas saab rõõmustada, et 2. detsembril on Tartus siis Salongis pidu. Ja 3. detsember on Tallinna erapidu broneeritud. No erapead, need on jah, et kes tahab veel erapidusid, siis vaadake, kas kalendris on vaba aeg ja saate tellida. Pidu enda koduõuele. Ja 10. detsember on Harjumaa erapidu broneeritud. Siis on sealt küsitud veel neid, praktiliselt 23 oleme meie Viljandis. Jaa. Jõulude ajal, et saab jõulumöll, siis Viljandisse maha pidada rahval, kes on meie fännid, saavad kõik kohale tulla. Ja siis taheti 24. ka Keilasse, aga ma lükkasin selle uude aastasse, et tegelikult olgem ausad, noh, ütleme, et jõulude ajal piisab esialgu ühest möllust. Ja. Et siis. Nii. Ja siis ongi ju aasta lõpp.
et aasta lõpp on veel vaba, et seal on neid päevi päris no alates 24. kuni siis ütleme 31. on veel vaba aega, nii et kes tahab veel jõulude paiku kutsuda jõuludeks Tiit Seikit esinema või tema puntis kedagi, siis on võimalus veel. Ja kui on mingil firmal mingid jõulupeod no nädala sees või ükskõik kuna, et tasub ka vaadata kalendris aega, et isegi siin on olnud ju ütleme ühel päeval isegi 2-3 üritust, et siis ei maksa kohe vaadates nüüd ütleme ehmatada, et see kuupäev on kinni. Et kui on erapidu, siis on ka võimalik kuskile mujale saada, ütleme kellaajaliselt sobitada. Ja sinu see repertuaar on ikka nii suur ja lai, et sul on vist ikka seal mitu tundi kohe neid laule, mis järjest panna. No praegu ma käin siin 3 korda 30 minutit väljas laivis ühtes ja ikkagi on tellitud History teenust ka, et see ka nagu ei kao mitte kuskile. Õhtujuhtimine ja kõik muu ka sinna kaasa, et valik on suur ja lai, et millega siis nagu rahvast üllatada. Ja siinkohal ma võin ka teist värki öelda sõnaga, et Alo TV tasuks vaadata, et Alo TV see juht või see isa, see suri küll ära, eks ole, aga tema poeg jätkab nagu selle tema asemel nüüd sõnaga, et ta ütles, et meie need lood on seal Alo TV-s juba olnud ja jõulude paiku tulekul jälle veel uuedki lood meie omadest sinna, nii et kes ei tea, kes me oleme, siis vaadake Alo TV-st. No vot, et on kuulda, et meie lugusid kajastatakse. Ja see Jaan Kalmus juunior, tema ütles, et jah, lubas mul intervjuu ka anda, nii et kusagil ehk järgmine on praegust on nagu isa nagu surnud ja sõnaga, et matustega tegelemised ja sõnaga, aga siis peale selle, et kindlasti tulevad Alo TV-s mingid muudatused ka veel, et võib-olla positiivses suunas, et hakkavad rohkem näitama neid või no eks see paistab. No loodame paremat, et ja üks küsimus oli meil Alo TV selle pojale veel seegi, see Jaan Kalmusele, et kui näiteks et mis nad arvavad sellest, et kui näiteks Tiit Seiki teeks mingit saadet neil seal, et vaata, mis ta selle kohta vastab. Jaa, see võimalus on ju tegelikult olemas. Et äkki antakse, kunagi oli Onu Bellal oli saade, ma ei tea, mis päeval õhtul ta seal oli, aga nii, et miks mitte siis ka Tiit Seikile sõnaga anda, kui Onu Bellal kunagi oli. Jaa, seda võimalust tasub mõtelda ja kaaluda, et kui võimalus antakse, siis teeme ära. Jaa. Ja kas nüüd peale Tropiköö on veel mingi uus laul sul nagu tulnud või tulemas või? No kuna Tropiköö ei ole tegelikult uus laul, see on nagu ikkagi varastatud laul. Tead sa, kes selle eestikeelsed sõnad üldse teinud on? Aga rahvarõõmuks on ikkagi esitatud seda lugu. Ja seda lugu ju esitavad väga paljud Eestimaal. Anne Veski või? No Anne Veski laul ta nagu põhiliselt ongi, aga tead, kes selle laulu sõnad teinud on? Mul on kuskil kirjas küll, et saab praegu mõtled. See on see suur ekrelane Mart Helme. Mart Helme, vaat ja. Võõralinna tüled on ka tema tehtud. Ja. Vaat, nii ja siis kindlasti tuleb jõuluteel, tuleb paar uut lugu. Siis üks lugu on mul praegu ootel ja see lugu on Tüdruk Elvast, siukse vahva artisti tegu on üks jõululaul, mis on ka kunagi sisse juba salvestatud, aga saab uue puue. Et kes teab, kellega tegu, see praktiliselt aimab juba. Ja siis vaikselt teeme neid uusi tantsulugusid ja vaatame, et äkki jõuad sina ka talvel uue looga stuudios. Küsin nüüd ruttus ja lõppu veel ära, et kas Postipikaga ka midagi on, ei ole? Praegu temaga kirjas ei ole, kuigi jah, kuna sai ju hästi suurt promo tehtud, siis on talle pakutud lausa üritusi. On küsitud, kuna Barbi ja Kenni koos lava peal näha, et huvi on rahva seas suur sõnad. Kui selle ma pean nüüd lõpetama, 10 minutit on täis. No kuule, kõike head ja tšau!
ja sulle ka, tšau.